Gunnar, me kohtume sinuga aprilli keskel Pärnu finantskonverentsil ja selle aastane konverents on mõõtmisest ja mõõdikutest. Kas sa nõustud minuga, et põhimõtteliselt on võimalik kõike mõõta? Toomas, ma arvan, et on küll, et võimekus on võib-olla küsimus, et kuidas sa seda mõõdad. Kõik on võimalik mõõta, ma arvan, väga oluline küsimus on see, et mida sa selle kõigega teed, mida sa saad mõõta. Okei. Kui mõtlen sinu igapäevase tegevuse peale, siis Swedbankis privaatpanganduse juht, et me teame, et privaatpangandus tähendab jõukaid eraisikuid ja nende teenindamist, tähendab, mulle tundub niimoodi kõrvalt vaadates. Kas te seal ka midagi mõõdate? Jaa. On seal üldse võimalik midagi mõõta? Tegelikult on meil erinevatele juhtimistasanditele selgelt mõõdikud, mille muutust me siis jälgime ja teeme seda lausa iganädalaselt. Nii et see arvamus, et me tegeleme ainult kliendi teenindamisega, kindlasti ei pea, et meil on selgelt omad fookused, mida me tahame klientidega teha, et neil oleks parem. Okei, täitsa tavaline äriettevõtmine. Tavaline äriettevõtmine, privaatpankuri tasand, mis mõõdikud on ja kõikidel ka juhtimistasanditel, siis mida me tahame saada. Okei. Swedbank on samas hästi suur organisatsioon, et mu enda kogemus Äripäevas ütleb seda, et me aeg-ajalt tahame mõõtmisega üle piiri minna. Et me täna just oleme jõudnud nagu ringiga sinna tagasi, kus me oleme endale öelnud, et maksimaalselt 5 mõõdikut ühe üksuse kohta. Kas kuidagi sulle ka tuleb tuttav ette? No jah, et vaata KPI, et kui konverentsi pealkiri on juba kuradi palju infot, et siis KPI, NPI ja nii edasi. Aga ma arvan, et võiks olla selles mõttes selline hea püramiid, et ettevõtte juht vaatab tõepoolest ainult mõningaid mõõdikuid, mida allapoole me lähme, siis me püüame seda ringi viia laiemaks, aga et me jumala pärast ei lähe siis lõhki, et me teeme üle 10 või kui palju siis iganes neid mõõdikuid. Et sellest, siis minu esimesest küsimust ei maksa päriselt nagu kinni võtta, et peadki kõike mõõtma, et selle infoga tõenäoliselt ei ole lõpuks nagu midagi pihta hakata. Mis on oluline, on see, et ettevõte nagu ei vaataks ainult 2 numbrit, et käivet ja kasumit, vaid vaataks ka seda, et millest see tuleb ja korjaks siis sealt välja need kõige olulisemad võtmetegurid, mis siis neid 2 numbrit nagu mõjutavad. On sul mõne oma senise kogemuse põhjal, saad sa üldistada kuidagi Eesti ettevõtete baasilt, et millega nagu hästi hakkama saame ja võib-olla millega mõõtmise poole pealt mitte nii hästi? Ma arvan, et ettevõtete juhid on ikkagi selgelt näinud ka, mida viimane kriis näitas, et efektiivsus on oluline ja sa pead teadma, mida sa teed, kuidas seda nagu mõõta. Et selles mõttes ma arvan, et Eesti ettevõtted on seal nagu selgelt sammu edasi astunud. Okay. See on iseenesest hea, sest ma mäletan ise ühte Rootsi koolitajat, juhtimiskoolitajat 10-15 aastat tagasi ja küsisime tema käest, et sa oled näinud siin Eesti juhte ja sa oled näinud Skandinaavia juhte, ütle, et kas Eesti juhid on millegi poolest nagu erinevad Skandinaavia juhtidest. Siis ta mõtles mõnda aega ja ütles sellise lause, et mulle tundub nii, et kui Skandinaavia ettevõtte juhid küsida, et palju sul kaupa laos on või mis sul lao seis on, ka väikse poe juhilt ja omanikult, kas ta teab seda une pealt. Et kui nagu Eesti või selliste värskete demokraatia kasvavate juhtide käest küsida, siis tihti peale nad oma äriseisu ei tea. Ütles, et nad peavad raamatupidaja käest küsima. Toomas, ma julgen öelda ikkagi, et tänase päeva seisuga on see juba nagu paranenud, et seda enam, et meil ei ole seda mastaabi efekti, mis mitmetel Skandinaavia ettevõtetel on, et me peame kõik kruid keerama täpselt paika, et need oleks hea, me suudaksime seda mõõta, et ma arvan, et siin on Eesti ettevõtted edasi astunud. Viimased 7 aastat on nüüd kõvasti edasi aidanud. Kindlasti, kriis on seda nagu sundinud. Okei, väga hea. Aga et sellest kõigest me ka juba 1,5 kuu pärast Pärnus räägime ja ma ise küll kujutan ette seda väga huvitav konverents. Just, et arvat ei ole vahet, et kas sa oled haigla, privaatpangandusettevõte või meediaväljaanne, kõigi jaoks on mõõdikud olulised.